võistkonna tänase mängu võidutõenäosus üsna sinna võrdsesse auku kukkunud on ja eks me saame näha siin 1,5 tunni jooksul, kuidas see tuleb kauglöök ka ja korralikult sealt juba pandi esimene. Saame kiirelt üle käia ka siin. Ei saa ka, ei anta meile seda võimalust. Siin müüb pall lahti ja võimalus on ja palli taga Matvei Jakimov, kes selle pika palli sinna kasti saadab ka ja nüüd on väga halvasti lahti. Pall käib latis ja sealt esimene oli väga lähedal. Aksjonov sai sealt, mitte küll täiesti vabalt löögile, aga peaga löögile niimoodi, et Kruus oli ammu mängust väljas, tegeles seal oma asjadega ja mees selle liinin ja ennem kui siit jätkata saame, vaatame selle olukorra ära, pall kasti ka, aga sealt Tallinna poolt siis need võrkud justkui puruks peksma peaks, aga siit nüüd Elvalt suurepärane võimalus ja sealt saab oma rünnakut samal ajal üles jällegi võtta ning pall kasti ka, pall lahti ja sealt tuleb värava peale, aga vaatame, kes selle palli sealt teele saadab, tuleb hoopis Kaval ja nüüd Nesterov seal nüüd lühikest nurgalööki ka pakkumas, see tehakse ära ja pall on mängus ning nüüd terav pall. Nüüd siit kauglöök ja see läheb Kruusile opasse ning peab korralikult Okoro seda palli ja pall kasti ka Lanilt ja nüüd küsitakse kätt siit kõikidel mängumeestel käed püsti ja tundub, et saame selle siit ka ära näha. Korduses meil nüüd võimalik seda näha on, siin toimus veel päris mitu asja peale seda olukorda, kuid penalti hetkel tõsiasi, sealt küll küsitakse, et kuidas see käsi on, aga kui siin nüüd vaadata, siis ei olnud need Põltsar versus Polgov. Põltsar seal nüüd väga pikalt võtab hoogu ja aga praeb kindlalt ära ja paneb selle sinna vasakule alla nurka. Polgov arvab küll poole ära, aga Põltsari penalti on piisavalt hea ja kindel ning Elva läheb siin 20, tundus mulle, et 29. minutisse see värav ikkagi kirja pannakse, et 29. minutil seda kohtumist juhtima ja saame siin veel kordusest vaadata seda olukorda, kus siis siit nüüd jällegi Elval võimalus siit nüüd suurepärane, jäetakse Okorole ja läheb sealt kavalalt keerutama, aga üle värava. Tallinna puhul siis pigem saame rääkida lähimatest jälitadest, siit Arhipovilt löök ka värava peale, aga Kruus seal 3-1 ja siis viimane mäng võideti 4-2. Nõmme Kalju duubelvõistkonda siin nüüd jällegi väga hea võimalus ja Polgov tassid üles võtmas on ja üritatakse neid senderuse käest anda, nüüd on pall oi kui vaba ja saab sealt, võtab siit väga hästi palli vahelt ära, löögikoht ka, jäetakse sinna löögile ja Kruus toob lati alt ära, sealt nii hea ja soe siin enam ei ole. Nüüd löögikoht Lehteril, teeb sealt konksu keskele ka ja teine on oi kui lähedal ja seal nüüd ei pannud. Annab sealt ka vasakuga teha asju, aga tuleb sinna tõste tagumisse posti ja Kruus on jälle kadunud ja siit tuleb koheselt vastu ka. Tallinn lööb oma ühe tagasi ja saab tabloole numbrid 1-1, aga siin nüüd küll ikkagi Elval tuleb endale korralikult tuhka peale raputada seal. Žurilkin, kui õigesti nägin, siis vaata, et sai jalad maast selle palli lihtsalt väravasse ära suunata ja Kruus oli jäi pehmeks seal olukorras, et Elva saab taas rünnakule tulla. Pall kasti ja nüüd oli Lehteril suurepärane. Teeb ja jõuab kasti välja ka, annab palli kasti, oi kui vabalt, oi. Leiavad seda, et kõige tõenäolisem seis oleks viik, aga siit nüüd oi. Vaatame selle ära, siit nüüd on kauglöögi võimalus ja läheb. Saame näha siin 2,5 minutit lõpuni minna. Küti suunas sealt, seal nüüd väga räpane ja sealt tegelikult peaks tulema tummisem kaart, aga ei tule mitte midagi ja tuleb hoopis ikkagi vile peale kauba. Vaatame siit ja tegelikult mina ütleks küll, et siin tuleks ühe mängumehe mäng tänaseks ära lõpetada, et seal oli see Jakotinskis, kes seal hetkel maha jäänud on, et astus seal tagasi oma väljaku poole peale ja seal ikka korralikult koss ära löödi, et ütleme nii, et kui siin oleks varri võimalus, siis ilmselt seda küsimust ei ole. Hetkel pigem lihtsalt küsimus, et
hetkel lihtsalt pigem on küsimus selles, et kas kohtunik märkas seda ja teiseks, aga see, mis seal nüüd kasti ees toimus ja see nähti ära ja sealt tuleb nüüd see tummisem kaart välja ka. Keegi saadetakse siin paar minutit varem pesema ära ja ega siin, ütleme nii, et kui seda videot siin järgi vaadatakse, siis ilmselt saadaksegi ise aru, et ega siin midagi vaielda ei ole. No nii, 90+2 on kella peal. Põldsar palli taga, Polgov väravas. Võtab hoogu, paneb palli posti, see tuleb välja, siit on veel vasturünnaku võimalus. See auruvedur pannakse tööle ja Tallinn tuleb ja hoi, siit nüüd kuldne võimalus jäi kasutamata. Ütleme nii, et ilmselt ei pidanud närv vastu, aga siit nüüd kõlab ka peakohtuniku lõbuvile. Siin saame selle 8. vooru kohtumise Tallinna ja Elva vahel lõpetada seisuga 1-1. Siin mängujärgseks intervjuuks Veiko Kütt, et laseksin sul alustuseks selle trilleri siin oma sõnadega kokku võtta. Ma lihtsalt mängu ei ootanud, et võõrsil mängud on pigem kogu aeg rasked Eesti Tallinna vastu olnud, et ka niisugused osad minu vanused ja kogenud mehed, et tuligi niiviisi, et ega keegi väga mängu ei kontrollinud, et niisugune pall käis pilla-palla siia-sinna ja ühe värava mäng, et meil lõpus oli nüüd väga hea šanss, aga ega neil oli ka niisuguse, mis nad seal jätsid löömata, et selles mõttes, et mina nagu kiidan ka vastast, et aus tulemus mingil määral. Ütlesid küll, et aus tulemus, aga mis tunnen, et kas pigem nagu võidetud 1 või kaotatud 2 punkti? No minu isiklikult ütleks, et kaotatud 2 selles mõttes, et see nende värav, mis oli, et see niisugune minu ja värava ei niisugune natukene miskommunikatsioon, aga teisipidi kui võtta, et 2 tükki mängu oleme saanud nagu pigem okei mäng, parema mängu kui täna mängisime, oleme saanud tappa, et siis nüüd täna kehva mänguga tuli punkt, et siit selles liigas ikkagi on nii tihe, et siin tuleb iga punkt vastu võtta, mis antakse. Jah, siin ühe seeria justkui saite pidama, et 2 kaotust all oli nüüd enam 3. siit koju ei pea minema, et mis tunne sellega on, et on kergendus ka? Jah, et nüüd ma vaatasingi enne, kui me siia sõitsime, et järgmine Tallinna mäng on alles mai lõpus või midagi sellist, et nüüd meil tuleb mitu mängu kodus, siis on Tartu Tammekaga on võõrsil nii-öelda ka lähedale minna ja selle kodus, et ma loodan, et 2 nädala pärast me saame juba muru peale mängida. Et see on see, mida minu jalad väga ootavad, et kunstmuru on teinud nagu oma töö, et ei. Mis te siit endaga Flora vastu kaasa võtate, et ilmselt midagi ikka saab võtta? No ütleme nii, et paneme jälle edasi, et selles mõttes, et praegu on näha, et natukene on see periood võib-olla raske meie jaoks olnud kuidagi, et Flora mehed on nagu nooremad, et võivad olla natukene nii-öelda selles mõttes, et ma ei tea, füüsiliselt võib-olla natuke paremad, et ma ei oska öelda, aga nüüd nädal aega teeme kvaliteetset tööd ja eks me iga vastasega mõtleme oma nippe välja, kuidas nendest üle olla, et ega midagi keerust ei ole. Aga ma lasen sul siit võistkonna juurde ära ja aitäh sulle! Aitäh teile! Ja siit mängujärgseks intervjuuks ka Matvei Jakimov, et alustuseks äkki võtad enda sõnadega mängu kokku? Et siuke võrdne mäng, et Velval oli päris palju häid võimalusi ja meil oli ka, aga nagu minu arvust me pidime ikka võitma, et meil oli natuke rohkem häid võimalusi kui Velval, et nagu siuke võrdne mäng ikka. No siin mängu lõpus oli Elval penalti kasutada, et mis tunnen, et kas pigem nagu vedas, et jäi 1 punkt koju või et oleksite ikkagi tunnete, et oleksite pidanud võitma ja et on kaotatud 2 punkti? Seega küll vedas ja ma isiklikult ei näinud, mis seal juhtus, et nagu mille pärast see punane tuli, aga ma ei tea, jah, vedas, aga meie kiiper on ikka nagu hea penalti tõrjemises, et nagu jah, peaaegu tõrjus ka seda, nii et jah. Mis te endaga kaasa siit võtate, et kui ütlesid, et tänane mäng tuli nagu hästi välja, et mis endale meeldis või kuidas mulje jäi? No ma ei öelnud, et me mängisime väga hästi, aga nagu jah, no võtame kaasa, et nagu iga mäng mängime lõpuni, proovime võita, et nagu iga mängu lähme võitma, et nagu jah. No analüüsime mängu, mis meil oli halvasti tehtud ja siis jah, teeme analüüsi ja lähme edasi lihtsalt. No võib-olla hooaja algus ei olnud päris selline nagu ootasite, aga nüüd 2 võitu saite kätte ja no nüüd viik ka, et kas see on natukene rohkem see Tallinn, mis me oodata võisime? Jah, sul on õigus, et nagu meie oleme nagu see tramm, see nagu aeglaselt siuke läheb, kogeneb kiirust, aga siis, kui ta kiirus kogeneb, keegi ei saa seda peatada.
nii et kus me teie hooaja lõpus näha võime? Ma ei tea, et nagu vaatame, mis hooaeg toob ja jah, vaatame tulevikku lihtsalt. Aga aitäh mulle!